Eesti on täna sellises mõõdukas kriisi poole liikumise tempos, et me viimase 13 aasta jooksul oleme kasvanud kinnisvara hindades umbes 200+%. Võrdlusena Euroopas on olnud see jämedalt umbes 40%. Tehingud igadel näitavad, et ise ka ei uskunud silmi, aga vahe kesklinna ja äärelinna vahel on vähenemas. Et kui vaadata 5 aastat tagasi sellise uue päärse, või isegi uue kesklinna 2-toalise korteri, keskmine hinnatase oli 150 000 eurot ja siin Mägedel, Lasnamäel, Mustamäel oli 100 000 eurot. Ehk see vahe oli kuskil 35%. Täna see vahe on nii absoluutnumbrites kui ka protsentuaalselt palju väiksem. Nende niinimetatud mägede alla kuuluvad Tallinna magalarajoonid nagu Lasnamäe, Õismäe ja Mustamäe. Uuemate 2-toaliste korterite eest tuleb pealinnas ligi 200 000 eurot maksta. Ükskõik, kas need asuvad Tallinna kesklinnas või äärelinnas. Lihtsalt Mägedes on taskukohast pakkumist on vähe. Et kui me vaatame kas siin samas ringi, vaatame kas uusi pakkumisi, mis on tulnud torule, et ikkagi 4400–4500 eurot ruutmeetri Mägedes, minu meelest ei ole väga jätkusuutlik hinnatase. Lõuna-Eesti kinnisvaraturul on kinnisvara 24 statistika andmetel 1-toaliste korterite pakkumishinnad langenud pea kõigis maakondades. Näiteks Valga maakonnas 41,3%, Jõgeva maakonnas 27,5%, Viljandi maakonnas 25,6% ja Tartu maakonnas 19,9%. Ainus kasvuga piirkond on Põlva maakond, kus 1-toaliste korterite ruutmeetri pakkumishinnad on tõusnud 49,7%. Kui Tallinnas magalapiirkonnas on uutest korteritest saamas luksuskaup, siis vanemate korterite hinnad nii hoogsalt tõusnud pole. Siinkohal võib näiteks võrreldes kesklinnaga 2-toalise korteri hind erineda 50 000 euro võrra. On märgata ka seda, et inimesed jäävad ühele linnaosale tihtipeale truuks, et kui mulle ikka see Mustamägi, Lasnamägi või kesklinn meeldib, aga mul on vaja suuremat korterit, siis vaadataksegi täpselt selles piirkonnas endale pigem suurem elamine kui see, et kolitakse kuskile kaugemale. Kuigi rahaga on keeruline ning kinnisvara soetamine ei ole soodne, eelistavad paljud siiski omaenda kodu. Et eluasemelaenude populaarsus on siiski suur, seda kinnitab ka SEB kodulaenu uuring. Selle kohaselt plaanib eestimaalastest 4% lähitulevikus võtta laenu uue kodu soetamiseks. Noored jaksavad laenu võtta, aga me näeme, et võib-olla seda kodu ostmist lükatakse edasi. Et me näeme, et laenuvõtja või kodulaenuvõtja keskmine vanus on tõusnud, mis tähendabki, et kui võib-olla ennem osteti see kodu rohkem võib-olla 25 ja niimoodi aastaselt, et nüüd pigem see on lükkunud sinna 30ndate algusesse. Aga jah, ikkagi võetakse, aga võib-olla pisut hiljem. Keskmine eluasemelaenu summa on tänaseks ligi 135 000 eurot. Eelmisel aastal oli see veel 120 000 euro juures. Tallinna linnas on keskmiseks ruutmeetri hinnaks ligi 5000 eurot, mis tõttu visatakse kodu ostmisel pilk ka linnast väljapoole. Siis väljaspool Tallinnat minnes on seal hinnatase on seal 3000–3500 vahel, mõnes kohas võib natuke rohkem, aga see on piisav selleks, et kuna ka ühendusteed on head, kuigi oma autot peab rohkem kasutama, siis hinnavahe seda pakkumist on nii piisavalt palju, et noortele on see väga tõsiseks alternatiiviks täna. Tegelikult me näeme küll, et Tallinna kesklinnast võib-olla, ütleme nii, et need hinnad ei ole jõukohased noortele, et pigem vaadatakse võib-olla linnast veidi välja, kus ikkagi asukohad on soodsamad. Kodus elavate noorte keskmine vanus Euroopas on kasvanud 26 aastalt 28. Eestis on see jätkuvalt suhteliselt madal, ta on 22 eluaasta kandis, aga see on oluliselt kiiremas kasvutempos. Ehk siis ka halb sõnum võib olla tänastele lapsevanematele, teie lapsed jäävad teiega pikemalt elama.